Võib arvata, kui võrrandisse lihtsalt mingi tähtsi number juurde lisada, et ega siis midagi hirmsat küll ei juhtu, kuid BMW X5 puhul juhtub ikka vägagi. Siin on lisatud juurde M-täht ja olukord on läinud tõepoolest pööraseks, nii et nüüd ei suuda seda autot küll ükski ka kõige vägevam saatan taltsutada, aga sina suudad. Tere tulemast taas vaatama Nicelux proovisõitu. Mis siis teda eristab tavaliselt X5-st on näiteks siis trapetsikujuline siis sumbutitorude äärised ja olemas tal on 3 sõidurežiimi Sport, Comfort ja Sport Plus, no kes selle Comfortiga küll tahaks sõita, aga ikkagi see on olemas. Saab valida ka 3 erineva dünaamilise suuna stabiilsuskontrolli sätte vahele ja tal on aktiivne M-diferentsiaal olemas, valgustatud X5M logoga ja täielikult integreeritud peatugedega multifunktsionaalsed siis M-istmed ka täitsa olemas. Must iluvere, kui tavalisel versioonil on see siis hõbedast värvi, külgmise tõhuvõtu avad, ehk ta võtab endale veel õhku juurde, et veel kiiremini siis kiirused paisata ja musta värvi siis küljepeeglid ja kui muidu musta värvi küljepeeglid võiksid olla ja odava auto siis mingi baasvarustuse sümboliks, siis siin need on küll edevad ja näitavad, et tegu on kõige vägevama X5-ga ja kõige vägevama BMW-ga. 21-tollised kergmetall valuväljad on gaasist all. Tal on olemas 12,3-tolline keskpaneel ekraaniga BMW Live Cockpit Professional ja digitaalne, täisdigitaalne siis 12,3-tolline näidiku siis paneel. Interiöör näeb muidu sarnane välja siis tavamudelile. Ja siis rool hõlmab siis aktiivrool on tal olemas ja ühendab see esisilla siis kohanduva roolinurga siis tagarataste juhtimisega, et muuta roolimine veel hõlpsamaks. Tal on 8-käiguline siis käigukast olemas ja olemas siis ka parkimis siis assistent 3D kaugvaatega näiteks. Ja tal on M-Twin Power turbomootor, 8-liitrine mootor, 460 kilovatti, 625 hobujõudu. Oh, issand, sellised numbrid saab Niceluxi proovisõitudes arvu öelda. Ja kõige siis võimsam BMW seeria tootmises olev mootor on see täiesti ja siis tal on 2 turboülelaadurit ja kõrgsurve sissepritse. 0-100 jõuab see elukas kõigest 3,8 sekundiga. Võiks ju arvata, no kuidas nii raske auto jõuab nii kiiresti 0-100, aga see on võimalik. Aastal 2020 on kõik võimalik. Ja 0-200 jõuab see 13,4 sekundiga. Ei saa öelda, et see nii siis 13,4 sekundiga jõuaks tavaline pereauto 0-100, kuigi see on ikkagi ka väga tubli tulemus ja praegu sinna pereauto kanti ja keskmine kütusekulu on ka tal mehine, see ei ole mingi paar liitrit sajale, mingi 5 liitrit sajale, see on 13 liitrit sajale, see on kütusekulu, mida me tahame kuulda päris autodelt siis ja hind võiks ju arvata, et no ka mingi 150 000 eurot või 200 või ma ei tea, kui palju nad julgevad või jaksavad küsida, siis tegelikult ei ole 97 800 eurot, minu arvates ei ole ka kõige hullem hind. On siis selle X5M-i eest vaja välja käia ja siis te saate ta endale ja siis on lõbu laialt ja kogu perekond mahub ju sinna ka peale täiesti. Selline on BMW X5M, üle võlli ajatud auto, kuid endiselt täiesti adekvaatne maastur. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni.